tere siis kõigile, mina siis põhimõtteliselt võtaks teemaks katoliikliku teabe populariseerimise ja, ja vaataks siis seda läbi Vikipeediat ja Vikipeedias nagu üks põhirõhk on neutraalsus, mis teeb nagu selle kirje kajastamise keeruliseks, et ta oleks nagu vastuvõetav või enam-vähem kõikidele vaatajatele, kes seal on. Ja selle tingib nagu allikakriitika ka, et Wikipedia ei ole nagu teadus, nagu ise ei loo nagu uut tekstiloomet, vaid ta tugineb seni avaldatud teabele. Et see peab olema seni avaldatud. Ja selle tõttu ta annab nagu võimaluse teadmiste populariseerimiseks. Ja kuna kaastööd saab igaüks teha, siis igaüks saab kaasa lüüa seal. Ja need vigu on võimalik parandada, sest vaata, seal on oht tuleb. Amelia, rahulikult. Kaastöötajad nagu sellist teadmisi, et siis iseenesest need vead ei parane sealt, ja ei tasu ka lootma jääda, et keegi kunagi ei vigu midagi silma torkab, et midagi on valesti, siis tasub neid ise seal nagu parandada. Et selle tõttu kõik, kes vähegi saavad, et kutsuks kaasa lööma, siis Wikipedia võib kujuneda ka avalikuks andmebaasiks, et kui sul on palju andmeid, et siis on võimalik neid kasutada ka niimoodi, et kuna Wikipedia on väga soosib statistilisi andmeid, et näiteks luua mingi statistiline andmebaas seal, samuti saab kasutada muid teadmisi. Jaoks usklike jaoks on teatud mõttes ka missionitegevus baasil, et sa saad levitada kirjalikul teel seda teavet avalikult. Ja näitena siis aastal 2018 septembris, kui paavst Franciscus külastas Eestit, siis tema artikli vaadatavus kasvas võrreldes varasema ajaga 35 korda. Raske neid artikleid niimoodi jaotada, aga teatud mõttes ma võtsin sellised katoliikliku ülesed artiklid, mis kõnetavad ka teisi religioone, filosoofiat, mis iganes teoloogiat, ka ateistlikku teoloogiat, siis antud artiklite puhul on raske sellist üldartiklit teha, aga näiteks saaks teha alapeatüki katoliku käsitluses, kuidas katoliku kirikus käsitletakse neid teemasid, et võtta määratus katekismusest, pluss siis vastavalt oma võimekusele lisada mingit teoloogilist lisa sinna. Näiteks on usk, religioon, kristlus, kirik, jumal, sellised teemad, palvehelmed. Ja siin Jeesuse tegevus näiteks selline, et Jeesuse kannatuslugu on kirjeldatud, aga Jeesuse ülejäänud tegevus võiks samuti olla nagu hea võimalus, et kui on palju vaba aega ja midagi tarka teha ei ole, siis näiteks hea võimalus selle teemaga tegeleda seal. Selline ülejäänud teema on jälle piibel. Vanatestamendi raamatutega on keerulisem praegu, et esiteks nad on suht kokkuvõtlikud ja teiseks enamikku Vanatestamendi raamatud ei ole. Uue testamendi raamatutega on asi lihtsam. Et seal võttis Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud Ain Riistan ühe õppeaine raames ja siis Uue testamendi raamatud on 2 aastaga korralikult lisatud. Võib-olla saab midagi vajadusel katoliiklikku lisada juurde seal, aga see eeldab see teadmisi sellest teemast. Ja apokrüfidega tutvustamist saada, et mis on nende omapära, et nad on katoliiklikus selle Uue testamendi kaanonis sees, aga jah, et hea meelega sooviks kas sisestamist või keerulisem teema on dogmad. Dogmad eeldavad ikkagi mingit teoloogilist baasi, et selleks, et dogmadega tegeleda,
et noh, neid niisama kirjutada on tõenäoliselt raske, et lihtsam on nendele, kellel on mingi teoloogiline haridus all. Elu puudutavad teemad, et sakramendid, et seal on need juhul, kui nad on isegi olemas, et siis näiteks laiendada neid teemasid. Noh, näiteks väga puudus on praegu seoses Eduard Profitli pühakoguks või õndsaks kuulutamise protseduuriga artiklitest kanoniseerimisest ja beatifikatsioonist, et mis kuulutavad. Et noh, saab võõrkeeles nagu kätte, aga noh, et eesti keeles, maakeeles lihtsalt nagu kirjutada seda. Missa on enam-vähem olemas, võib-olla saab vajadusel laiendada, aga näiteks missa mõisted, liturgilised mõisted, liturgilised esemed, rõivad, kõik selline temaatika, et see oleks teema, millega oleks näiteks võimalus tegeleda. Siis samuti keeruline teema on pühitsused ja ametid, et siin, et mis ülesanded, kes ja kuidas nagu saab, et noh, paavst on enam-vähem sees, aga diakoni osas. Samuti ütleme, kuna piiskopi on erinevates konfessioonides, et just, et mis on nagu katoliku piiskopi nagu omapära. Diplomaatilised ametid, võib-olla on praegu liiga lühidalt, et saaks, aga siin on jälle see, et meil nagu need teadmised nendest ametitest on suhteliselt kesised, et lisamaterjali juurde, noh, nii või teisiti lisamaterjali juurde lugemist, et ja noh, võib-olla raske on mõista administratiivameteid ja kirikukohta ameteid. Aga samas näiteks üldised teemad jällegi nagu missionär, ministrant, et äkki noh, jällegi keegi tunneb, et on jõukohane. Samuti on keerulised teemad siis katoliiklikud ordud, erinevad ühendused ja liikumised. Et kõige parem seis on meil nii imelik kui selle on Rüütli orduga ja Saksa ordu, Liivi ordu kajastamisega, et noh, võib-olla saab midagi lisada, aga kirikulugu on üsna palju välja kujunenud ka Balti-Saksa kirikuloo baasil ja kuna baltisakslased olid luterlased, siis üldiselt ega katoliku kirikud nagu väga hästi ei analüüsinud või noh, nad analüüsisid suhteliselt kallutatud seda luterlikust vaatenurgast. Siis omapära on see, et Liivi ordut vaatas Balti-Saksa ajalookirjandus suhteliselt neutraalselt või kui isegi mitte öelda, et Balti-Saksa aadi suguvõsad olid seotud Liivi orduga. Et kuigi teatud mõtte ja võib-olla ongi probleem selle Liivi ordu poole, et teda ei vaadata mitte niivõrd vaimuliku orduna kui poliitilise organisatsioonina, et teatud mõttes noh, võiks nagu vaadata seda vaimse poolt ka. Tuleb jälle see probleem nagu mängu, et seda vaimset materjali on sellest ajast suhteliselt vähe järgi, et valdavalt ongi poliitiline administratiiv materjal. Mariaanidega on väga korras, et kuigi nad tegutsesid Eestis lühidalt, aga Toomas Pakile on see artikkel suurepärane, aga kõik ülejäänud ordud ja ühendused, mis on Eestiga seotud, et need võiks põhjalikult olla, pluss siis juures siis Eesti tegevus. Et mingil määral on nagu uuritud, aga ütleme, noh, laiemale massile jätta nagu laias laastus kättesaatavaks. Ja siis on ka kokkuvõtlikult, aga näiteks võiks juures olla katoliku kiriku mõju, noh, kunstilooline mõju Eesti arhitektuurile ja arhitektuuri ajaloole, aga see eeldab jälle erialast teadmist, et seda nagu ei ole. Siis omaette noh, kes on etnohuvilised, et kuidas on katoliku kirik mõjutanud Eesti rahvausundit ja Eesti rahvakombeid. Näiteks väga palju saaks Neitsi Maarja Jeesuse pühakute osas sel teemal rääkida, erinevate pühakute osas. Ja nüüd isiku on niimoodi, et sees on paavstid, aga paavstid on valdavalt oma poliitilise ja administratiivtegevusega, pluss tänu on võimalik neid ka Eestiga siduda, aga mis on paavstide puhul praegu puudu, on nende teoloogiline tegevus. Et siin ongi puudujääk nii teoloogilistest teadmistest kui teoloogilisest haridusest. Siis kardinaalide puhul võiks eelkõige olla juba sees need, kes on Eestiga seotud, võib-olla teised on veidi keerulisemad, et neid
nende tegevust võib-olla tavakatoliik ei adu, et teavad rohkem võib-olla administratiivametiteks. Kõige suurem probleem on tegelikult pühakutega Eesti Vikipeedias. Ja pühakutest on meil olemas valdavalt paavstid. Ja teised on lühidalt või on puudu. Et ma olen ise aastaid katsunud omal katoliiklase üles, et teeks opi korras või ütleme, kui aeg on, et teeks mõne pühaku kas või ära, aga praegu väga nagu ei võta see teema, see valdkond väga vedu, aga uues testamendis on näited sellest, et Jumal kõnetab uskmatute kaudu, et täiesti ainulaadne oli siin eriolukorra ajal, kui oli ka paavstuaeg, langes suures osas siia ajale, kus üks Wikipedia administraator, kes ei ole katoliku kiriku ajal, ära artikli Abilia Teresast. Aga loomulikult, kui muud teemasid ei soovi teha, siis pühakute osas kutsuks vähegi üles, et neid kajastada, et nende tegevus siis nagu Eesti usklikele kättesaadav. Nüüd preestritest on artiklid valdavalt eestlastest ja nendest või siis nendest, kes on Eesti kultuuri mõjutanud. Ja loomulikult on väga hästi kajastatud Liivi ordu maameistrid ja on haridustegelased. Haridustegelastest on valdavalt siis Tartu katoliku keskuse juhid, aga siin oli ka nüüd üks erand. Üks erand puudutas Liivi Õhmust omal ajal ja nimelt tegi, kui ma tõesti mäletan, Heiki Aljasorg tegi need artiklid, aga Liivi ei soovinud endast artiklit, nii et tema puhul toimus see erand, et tema artiklis eemaldati sealt Wikipeediast. Nii. Et meil on, ütleme, teatud mõttes materjali on eriti nendest, kes on viimase 220 aasta jooksul Eestis tegenud. Nii et praegused piiskopid, mingil määral nad on sees. Võib-olla saaks vajadusel nende tegevust laiendada. Nüüd need olnud. Nende piiskopitega on nüüd see probleem, et nende tegevust kajastab valdavalt üks põhiallikas ja see on Liiv Estlund Kurlandis Suur-Kunderbuchi siis allika kogum. Nüüd selle allika kogumil on paar probleemi. Üks on see, et ta on valdavalt saksa nende piiskopite tegevust kajastada, et selleks on vaja teada saksa keelt. Et ilma saksa keeleta seal hakkama saab, mingil määral ladina keelt ka, aga ei tee. Ja nüüd teine on see, et nagu tuli siin ka Liivi orduga seoses see jutuks, ja mida rahvusajaloolased rõhutanud, et seal ei ole eestlaste, ta kajastab väga vähe, kui mitte üldse eestlast või Eesti rahvusajalugu ja samuti vaimset ajalugu. Aga palju on administratiiv- ja haldustegevust. Ja kuna need arhiivid on kui palju seda omal ajal kirja pandi, see on üks asi ja teine on see, et need arhiivid, erinevate piiskopkonda arhiivid on ka hävinud. Mis tähendab seda, et sees on saarelane piiskopid, et nende artiklid on olemas, et võite näiteks mingi 15. sajandi saarelane piiskopi puhul nagu vaadata, tegevus on, siis Tallinna Tartu piiskopitel ja Riia peapiiskopite osas on üksikud või on osad isikud, kes on puudu, aga samas on nii, et need, kes on nagu olemas, et nende puhul võiks nagu tegevust võib-olla laiendada, sest omal ajal ise sai saarelane probleem oligi, et kui soovis mingi piiskopi kohta saada, siis ta materjali ei olnud ja siis nagu sai sellise, mõneti sai sellise andmebaasi siis nagu enda jaoks nagu loodud. Et see siis nagu lühidalt võib-olla kõik, ja siis viljakad kaastajad, et kui vähegi vigu näeb, ärge lootma jääge sellele. Nii, aitäh teile!